Ja tere õhtust! Oleme oma Most Ärikooli otse-eetriga taas kord online. Ja täna räägime lõpetajaga, et mis võiks olla usaldusväärsem kui kuulata inimese käest, kes just värskelt on koolis käinud ja kooli lõpetanud, et kuidas on tema muljed ja arvamused, mis ta sai koolist kasu ja mis ta edasi teeb. Et meie saate külaliseks on Kertu Salumets, keda ma näen, et ta joinis. Loodetavasti kohe me saame temaga eetrisse. Et läheb ilmselt natukene aega. Ja kohe loob ühenduse. Kutse me oleme vastu kenasti võtnud. Ja tere, Kertu! Tere! Mul on nii hea meel sind näha. Mul ka. Et viimati, kui me sinuga kohtusime eksamil ausalt öeldes, kus sina andsid eksamit ja mina võtsin eksamit vastu ja mis seal salata, tuleb tunnistada, et sinu sooritus oli muljetavaldav ja innustas mind kutsuma sind rääkima. Ja me oleme tavaliselt teinud niimoodi, et saate alguses korra rääkinud iseendast mõne lause ja siis läinud nagu sisuga edasi. Et ma juba korra jõudsin öelda, et minu nimi on Erki Tammleht. Turundusega ma olen tegelenud 15+ aastat Eestis ja Soomes suurtemates ja väiksemates ettevõtetes. Ja täna toimetan siis Most Ärikooli turunduse poole peal. Ja tänu oma turundustausta läks mind vahest saaks eksameid ka vastu võtma, et see on, ma ütleks, niisugune meeldiv vaheldus ja meeldiv boonus. Aga Kertu, räägi natukene endast, et mind võib-olla veel keegi tunneb tänu sellele, et ma siin mitu kuud järjest olen neid laive teinud, aga ilmselt sinu tuttavad võib-olla vaatavad, aga räägi natukene. Tere kõigile siis, minu nimi on Kertu. Mõtlengi, kuidas alustada. Et elan Soomes. Viimased 3 aastat olen umbes 9 aastat tegelenud iluvaldkonnaga. Siis vahepeal olen õppinud näiteks väikeettevõtlust. Aastakese olen töötanud kinnisvaramaaklerina. Ja ma arvan, et võib-olla sellest väikeettevõtluse õpingutesse turundushuvi mul alguse saigi, sest et seal oli meil ka palju turundusaineid. Ja siis, eks iluvaldkond ka. Ma olen siis olnud olen töötanud ise siis iluteenindajana salongis kui ka siis salongi omanikuna ja praegu ka ma oman siis väikest ilusalongi Soomes, et eks see turundus nagu kuulub selle juurde ka. Ja viimased 2-3 aastat ma olen ka siis, on kuidagi see turundushuvi nagu kasvanud ja siis ma olen kogu oma vaba aja niimoodi vaikselt uurinud siit-sealt, erinevaid kursusi võtnud ja siis niimoodi ma lõpuks siis jõudsin ka Most Ärikooli. Päris põnev. Seda ma ei teadnud üldse, et sa Soomes oled, aga kuna kursused on online, siis tegelikult füüsiline asukoht polegi nii väga oluline, eks ole. Aga võib-olla, mis oleks ka huvitav teada, et kuidas sa üldse kuulsid Most Ärikoolist või Most Ärikooli kursustest ja kui sa oled Soomes, eks, et see kõlaks nagu nii loogiline, et sa võtad siis kursuseid ka Soomest, aga ja mis sind veenis just Mosti kursustele registreeruma? Most Ärikoolist esimest korda tegelikult ma kuulsin Most Ärikooli lektori Anastasia Smotrova kaudu, kuna ta tegi, äkki see oli ma ei ole nüüd kindel, kas see oli 2 aastat tagasi, iluteenindajatele digiturunduskursust, kus ma osalesin ja sealt siis ma esimest korda kuulsin. Ja siis ma hakkasin Instagramis Mosti jälgima ja siis sealt jooksis mulle feedi erinevaid laive, mida ma kuulasin ja postitusi, mida ma lugesin. Ja kui ma jõudsin siis omadega sinnamaani, et ma otsustasin, et ma tahaks ikkagi turundust rohkem õppida või enda õpitu kuidagi nagu need otsad kokku võtta ja nagu saada paremat ülevaadet turundusmaailmast, et siis Most tuli mulle suht esimeste seas meelde ja nagu ma mainisin ka, et kuna meil on Soomes, siis online õppevorm tundus nagu ideaalne, et ma ei leidnud võib-olla isegi ma ei leidnud ühtegi kohta, mis pakuks seda online õppevormi. Ja kui oli esimene see online koolitus tuli, siis ma veel nagu mõtlesin, et kas, aga kui see teine tuli, et siis ma mõtlesin, et okei. Et see vist oli teine, kus ma osalesin.
et suhteliselt kiirelt tuli tegelikult sul see otsus. Noh, ega alati ju, kuidas ma ütlen, et noh, ma olen ka vaadanud su sotsiaalmeedia feed'i, et ega sa oled seda ka enne teinud, kui sa Mosti tulid. Aga alati võib-olla ei olegi oluline mitte niivõrd noh, kogu aeg enneolematuid või uusi teadmisi saada, aga korrastada olemasolevaid ja neid võib-olla nagu õigesti süstematiseerida. Noh, kõik, eks ole, et Mostis õpetatakse niisugust nagu sisuplaani ja postituste mingit loogikat ja kõike seda, mida me muidu võib-olla teeme rohkem tunnetuslikult, aga siis süstematiseeritumalt. Aga mida sa üldse õppisid Mosta ärikoolis, et mis oli see eriala ja mis sul nagu õpingutest sinu enda hinnangutel kõige rohkem kasu on olnud? Õppisin siis sotsiaalmeedia spetsialistiks ja kindlasti kõige rohkem kasu oli praktilistest kodutöödest, et kogu sellest infost ka loomulikult, aga et ongi, et peale igat loengut oli praktiline kodutöö, mis aitas neid teadmisi kinnitada ja üldse see, kuidas see üles ehitatud oli, et terve selle kursuse jooksul saigi nagu samm-sammult nii-öelda teadmisi ja siis läbi katsetada ja saigi kogu selle ülevaate, et milline see sotsiaalmeedia spetsialisti töö üldse peaks siis välja nägema, et turundusmaailm on hästi lai ja ise õppides võib igale poole ära eksida, et kuidagi, et natuke loed siit, natuke loed sealt, aga see kursus võttiski just hästi kokku, et kuidas siis nagu alustada ja mis on see nagu põhi, et millest siis nagu edasi minna. Väga lahe. No vaata, see kursus nagu on ka hästi paljudest osadest koos, et alustades, ma ei tea, kompositsioonist ja visuaalide loomisest ja lõpetades ka analüütikaga, eks ole. Et mis nagu see osa on, et mis sinu jaoks varem oli võib-olla tuttavam ja mis oli nagu see osa, mis oli siuke ohoo-efekt või et okei, et kui ma nii teen, et siis nagu tuleb asjale point või et sa nagu nägid, et sellest hakkab sul päriselt kasu olema? No, varem ma olin selle visuaalse poolega tuttavam rohkem, sest see mind nagu on kõige rohkem huvitanud või kõige nagu põnevam olnud ja seda ma olen nagu ise katsetanud ka enne seda. Aga kõige rohkem kasu, ma arvan, et seda on nagu raske välja tuua, sest tegelikult kõik on kasulik. Aga just see analüütiline pool ja võib-olla ka nagu Facebooki reklaamid ja kõik see suunamine ja et üldse nagu jõuda enda selle sihtrühmani või siis kui tehagi nii-öelda sotsiaalmeedia haldust, et nii-öelda jõuda nende ettevõtete klientuurini, et kuidas nagu sinna jõuda ja mida analüüsida, et see võib-olla oli, mida ma nii hästi ei teadnud. Sa mõtled nagu sellist turu-uuringu poolt natukene, eks ole, et vaadata, mis konkurendid teevad ja kuidas nad oma kampaaniaid üles ehitavad, et kas nad teevad loose või midagi muud sellist, eks ole. Kõige parem õpetaja ikka meie konkurent on ja sest ta ju on selles samas turusektoris ja vaadata tema sihtrühma ja kõike seda, eks. Et sa mõtled nagu seda poolt. Ja just, et üks asi on see, et võib-olla mulle meeldib mingi asi niimoodi, aga mis asi nagu reaalselt toob ettevõttele kliente. Et kuidas nagu sellised asju. Kas ma saan sinust õigesti aru, vaata sa tutvustuse käigus nagu mainisid ilusalongi, et sa oled selle omanik ise või? Just, jah. Okei, väga lahe. Et eks ta vist nii ongi kõige õigem, et omanik teeb ise turunduse ka, et siis ta saab sisuliselt iseennast nagu promoda, eks ole, et natukene nagu, ma ei tea su salongi nime, et ma ei ole seda kunagi vaadanud, aga ehitada nagu niisugust natukene isiklikku brändi ka võib-olla sinna külge. Et põhimõtteliselt siis Mosti õpingute järel sa jätkad oma selle äriga, eks ole, ja oma äripromoga, saan ma õigesti aru? Jah, seda kindlasti, et praegu ma nagu jätkan, et ma ise üritan nii-öelda, kuna ma teen tööd ka seal igapäevaselt, et siis võib-olla ennast natuke nagu sellist tööst tagandada, et ma jõuaksin rohkem turundada, sest paratamatult nagu ise igapäevaselt tööd teha, siis väga paljud asjad jäävad nagu tahaplaanile ja kuna see ettevõte mul on Soomes, et siis natuke jääb ka keele taha, et kindlasti tuleb seal appi võtta võib-olla keegi, kes kirjutaks tekste või tõlgiks ja kontrolliks, aga ja kindlasti ma oma teadmisi nüüd hakkan seal rohkem rakendama ja samas siis ka enda seda isiklikku kontot edasi ehitama. Väga lahe. Kuidas ma ütlen, et sisuliselt saab sinust sinu enda äri turundusjuht, eks, vähemalt mis puudutab digitaalset poolt. Aga ja võib öelda, et õpingute järel, et ta muudab su elu siis nagu, see on ikkagi päris nagu põhjalik muutus, eks ole, selles mõttes, et sa nagu füüsilisest
ilusalongi tööst, ma ei teagi, mis sa seal täpselt teed, eks. Et sellest läheb nagu rohkem office'i töö peale, saan ma õigesti aru? Nojah, et see turunduse suund ikkagi on, et nii-öelda see ilumaailm nagu töö mõttes natukene kõrvale jätta, et salong jääb, aga et just nagu liikuda sinna turunduse suunda rohkem, et see on nagu praegune plaan küll. Aga kas see tähendab või noh, kas see võib ka seda tähendada, et noh, muuhulgas, et sa võid seda turunduse tööd endale juurde võtta, et mitte ainult oma salongiga tegeleda, aga tegeleda ka kellegi, noh, ma ei tea, võib-olla kas ilusalongiga või mingi absoluutselt täiesti teise alaga. Et miks mitte näiteks koolitusfirmat turundada, eks? Ja just, et praegu mul ongi puhkus veel mõned päevad ja ma olengi siin natuke võtnud aega maha ja üritanud nagu läbi mõelda, et mis need edasised sammud oleks. Et ja, eesmärk on mingi hetk tulla välja siis enda sotsiaalmeedia haldusteenusega, et nüüd peale kooli ongi rohkem niisugust mõttetööd olnud ja aega vähe maha võetud, et kuidagi nagu paika saada, mis see täpsem suund on ja enda jaoks mingid süsteemid paika panna, et noh, paratamatult tööpäevas on 24 tundi, et kuidagi tuleb sinna siis ära mahtuda kõikide tegemistega. Aga jaa. Üks tark mees on, et meil kõigil on 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, et seda aega tasub nagu targalt kasutada ja noh, kui keegi ütleb, et tal ei ole aega, siis tegelikult tähendab see seda, et prioriteet on kuskil mujal, eks, et midagi muud ta teeb samal ajal. Aga kui sa nüüd mõtled oma tulevikule, et sa tahaksid rohkem tegeleda sotsiaalmeedia haldusega, et kas sa sinna, noh, ma ei kujuta ette mingit kodulehtede haldamist või sisuloomet või reklaamtekstide kirjutamist, et noh, see on ju kõik see, mida sa just suhteliselt värskelt õppinud oled, on ju, et kas sa võtad seda ka juurde või sa jääd nagu hästi kitsalt sotsiaalmeedia peale? Ei, kindlasti mitte, et plaan on ikkagi siit, et see sotsiaalmeedia oli selline nagu alguspunkt, et kust on hea nagu alustada. Ja koduleht ma nüüd katsetan iseenda kodulehega, et ehitan ja vaatan, et kindlasti alguses see on võib-olla sotsiaalmeedia haldus ja siis sealt kõrvalt järjest nagu edasi õppida ja teenuseid nagu juurde võtta, et niimoodi tasapisi liikuda ja vaikselt juurde nagu vaadata. Aga kas sa otsid omale kliente Soomest või Eestist? Pigem Eestist. Tahaks eesti keeles teha seda, eks? Ja just, et soome keel ei ole ikkagi mu emakeel ja see ei ole nagu nii selge, et seda nagu et turundust nagu Soomes hetkel pakkuda veel. No, soome keelel on grammatika siuke põnev koht, et ma olen ise kunagi Soomes aastakese töötanud ja noh, seda ei juhtunud, et minu tekst oleks ilma ühegi veata olnud, et ise kujutasin küll, et noh, kui keeruline see saab olla, eks, aga ei, sealt igalt poolt tuli mingisugune grammatiline konks välja, et ei niimoodi ikka Soomes küll ei kirjutata asju. Ja see keel tundub sarnane, aga kui hakata vaatama, siis tegelikult on väga erinev. Ta on erinev ja natuke, noh, kuidas ma ütlen, et võib-olla minu põlvkonna inimesed on veel need, kes on Soome televisiooni vaadanud ja räägivad sihukest noh, natukene igavapoolselt televisiooni korrektset keelt, kus puudub praktiliselt släng ja mis on natukene võib-olla sellepärast elutu, et noh, sa ikkagi pead olema nii-öelda native speaker, et kirjutada sihukest haaravat teksti, eriti mis puudutab sotsiaalmeediat või reklaamteksti, et mõjuda värskena ja kaasahaaravana, eks. Aga kui me korra tuleme nagu sinu tulevikuplaanidest, mis jumala eest mulle nii meeldivad, et see on ju, sisuliselt on see elu muutev otsus sul, eks, et ja tulla nagu korra tagasi koolituse juurde, et mida sa soovitaks võib-olla nendele inimestele, et kes kahtlevad täna, et kas õppida või mitte õppida või noh, et kus õppida või mida õppida. Et sina, kes sa oled värskelt koolituse läbi teinud, et võib-olla sul on mingisugune suke 2-3 soovitust või tähelepanekut, et millele toetuda või kuidas nagu oma valikuid ja otsuseid teha üldse? No kui Mosteri koolist rääkida, et siis kindlasti inimene, kellel on kas või väikene turundushuvi, et siis ma väga soovitan. Ja noh, kui vaadata üldse tänapäeva maailma, et siis tegelikult kõik kolib internetti, et sa ei pea isegi tahtma nii-öelda saada turundajaks või sotsiaalmeedia turundajaks. Et kui sul on kas või enda ettevõte või sa oled ettevõtja, et siis nagu teadmised turundusest tulevad kindlasti kasuks. Siis kindlasti ma soovitan, kui juba õppima asuda, et siis ma soovitan võtta selle aja, mida ma võin öelda, et mina väga tihti ei teinud, et ma ei pannud alati kalendrisse seda
nii-öelda õppimise aega, et ma üritasin kodutöid teha siis, kui mul see aeg oli ja ma natuke ka hilinesin seetõttu mõnedega, et kindlasti ma soovitaks selle aja nagu võtta ja noh, online nagu koolituse puhul oli ka, et kõik oli võimalik järgi vaadata ja noh, vahel ka ma panin omale tööd niimoodi, et ma töölt jooksin arvuti taha ja kohe hakkasin nagu vaatama, et ma oleks võinud natukene paremini planeerida, et nagu saaks rahulikult vaadata, et see ei tuleks niisugune jooksu pealt, hüppan arvuti taha ja nüüd ma kuulan selle kursuse ära, et nagu võtta see aeg õppimiseks, et see 3 tundi kord nädalas tegelikult ei ole palju ja seda infot on nagu lühikese aja jooksul palju ja noh, kas või näiteks Facebook reklaamidest, et selle 3 tundi sa saad ülevaate, aga sellest võiks nagu tohutult palju nagu pikemalt rääkida, et jõuaks süveneda, et siis nagu arvestada selle ajaga. Ja üldse kõigile, kes midagi õppima tahavad minna, et siis ma ka nagu lükkasin edasi mõnda aega, aga nagu öeldakse, et parim aeg alustamiseks on eile, et miks siis mitte, kui mõte tuleb, et siis ära teha. Muidugi ma veel nii palju lisan juurde, et psühholoogiliselt või coach'id nagu ütlevad ka, et jätka omal aega natukene ümber lülitumiseks, et kui sisuliselt, et kui võtta niimoodi, et panen tööasjad kinni ja kohe prauh lähen, eks ole, kursusele, et siis see ümberlülitusaeg jääb olema. Tegelikult aju töötab alles eelmiste asjade kallal ja täiesti rahulikult 5–10 minutit ei ole mingit vastuvõtuvõimet, et tere ja siis on niisugune segane jutt, mis väga kohale ei jõua, eks ole. Et see on see osa, mille sa tavaliselt ära unustad. Et järele saab muidugi kõike vaadata online kursuste puhul ja need materjalid jäävad üles ja tegelikult on päris palju abimaterjale ja kõik ju, mis lektor räägib selle kohta, presentatsioonid ja kõik on kättesaadavad, eks. Pluss ju, mis minule näiteks isiklikult tundub Mosti puhul, et on need õpilaste chatid, kus saab alati jooksvalt küsida, et juhul kui päriselt ei jõua kohale, meil kõigil vahest tuleb lühiseks. Et üldiselt saab päris hästi abi, et ma ei ole veel seda chati näinud, et kus keegi jääb nagu hüüdjaks hääleks kõrbes, et hüüab oma mure maha ja sellele ei tulegi lahendust, et keegi ei seleta seda, ma ei tea, teiste sõnadega või ümber või ei ütle, et ma tegin niimoodi, eks. Et pluss siis peale kooli jääb juba tegelikult õpilaste chat püsti ehk lõpetanute chat, sest me ju kõik oleme võimelised unustama, et kui sa näiteks aasta otsa ei tegele Facebooki reklaami või Google'i reklaami või mille iganes ja see kõik muutub ju aeg-ajalt ja Facebook on eriline meister kogu aeg uuendusi sisse viima, eks. Et sealt saab alati nõu küsida. Aga kas sul on midagi sellist, mida sa tahaksid lisada, mida ma ei ole võib-olla taibanud küsida või millele tähelepanu pöörata? Hetkel võib-olla ei oskagi midagi lisada, aga jah, ma olen selles mõttes nõus, et see chat oli ka, millest me väga ei rääkinud, et see chat oli tõesti nagu rektorid ka andsid loa, et neile ka isiklikku nii-öelda Messengeri või kuhugi kirjutada, kui tekib küsimus, kui ei taha nagu chatis otse küsida. Ja samuti, et miks just on hea nii-öelda mitte järgi vaadata, vaid kohal olla, et tegelikult ka kõikidel nii-öelda tundide ajal sai küsida küsimusi, kui tekkis. Et seda aega jäi nagu alati. Jääb alati ja päris paljud kodutööd tegelikult algavad tunnis mingisuguse näitliku asjaga, nii et kui sa taipad selle kohe oma kodutööks ühendada, siis sageli saab seda nii-öelda loengu käigus mugavalt juba startida. Nii et väga palju ka jooksvaid küsimusi, mis tekib praktiliste töödega, saab loengu käigus ära küsida. Ja just. Hästi, aga ma ei oska midagi nagu ka, et ma ainult kiidan sind, et sa avaldasid sügavat muljet ja mina omalt poolt oleks valmis kokku võtma meie tänast laivi. Et julgustan kõiki, kes täna kahtlevad, kindlasti registreerumad. Oktoobris on jällegi võimalus nii sotsiaalmeediat kui digiturunduse juhtimist õppida. Et osaliselt need kursused kattuvad, aga digiturunduse juhil on fookus natukene laiem, et ta läheb sotsiaalmeediast välja, et kirjade kirjutamine ja kogu suke loovprotseduur pluss siis Google Ads. Et kursus on natuke pikem, kursus on natuke põhjalikum, aga igaüks leiab oma fookuse ja jumala eest. Ma kindlasti siia nüüd, kui ta IGTV-sse üles ilmub, panen ka kirjelduse lõppu selle lingikese, kus kursused leiab. Aga aitäh sulle, Kertu, ja aitäh kõikidele, kes meid täna jälgisid ja peatse taas kohtumiseni. Ja aitäh ka minu poolt. Ja ma lisan veel siia lõppu, et kui kellegil jäi ikkagi mingi kahtlus ja tekkis küsimusi, et siis Most ärikoolis saab ühendust võtta ja mina ka alguses tekkis paar küsimust, et väga meeldivad inimesed ja vastavad kõigile küsimustele.
Absoluutselt, et selles mõttes julgustan ka, et kas või karjäärikeskusega ühendust võtta, et rääkida oma lugu ära ja no reeglina saab sealt päris okei nõu, et ma ei ole veel kuulnud, et keegi oleks nagu rahulolematu, et nõuanne ei sobinud või nõuanne on aus ja see aitab meid kõige rohkem elus edasi. Aga aitäh kõigile ja aitäh, Kertu, ja kaunist õhtut ja taas kohtumiseni. Aitäh ka minu poolt. Tšau. Tšau.